Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen kiriku kalendri järgi tänaseks antud teksti, see on esimesest Peetruse kirjast, esimesest peatükist, salmid 3-9. Apostel ütleb: kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu te peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbikatsutuna leiaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, et mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, tänane kirjakoht ei ole üks lihtne sõnum ja ei ole pelgalt ka, nii nagu ta algas, ülistus, avaldus Issandale, vaid tõesti midagi meie jaoks, kes me siin maa peal käime, oleme oma kiusatustes, oleme oma toimetustes, oleme oma igaüks, kes mis valdkonnas tegutseb, oleme tegutsemas. See on meie jaoks tõesti kutse elada uue sündimise ja elava lootuse reaalsuses. Apostel julgustab meid. Mõtleme lootusele, mis kannab läbi katsumuste ja kinnitab usku Jumala ustavusse. Apostel Peetrus kirjutas sel ajal, kui kristlased olid väga tagakiusatud. Sai esimene Peetruse kirja pandud ja sellepärast on väga märgilise tähendusega, eriti neile, kes on midagi rasket oma elus üle elamas või üle elanud. Aga Peetrus alustab tunnistusega, et Jumal on ju meid uuesti sünnitanud tema suure halastuse läbi. See ei ole mingisugune inimlik saavutus. See ei ole mingisugune eetiline enesetäiendamine, mille juurde inimene peaks tulema, vaid siin on Jumala algatus. Algatus, armsad, mis muudab meid sügavalt. Jumal on teinud midagi, mis muudab meid. Me ei ole enam määratud elama nende ajutiste tingimuste võimuses. Me ei ole enam määratud elama, kui meil on mingisugused eksistentsiaalsed hirmud nendes hirmudes. Me kuulume Jumala püha ellu, tema tõotustesse. Ristimise läbi me oleme seotud Kristusega ja me oleme ülalt sündinud. Ja see sündimine on seotud elava lootusega, veel kord, mis ei ole pelgalt tulevikuline lootus, et võib-olla juhtub midagi, vaid me usume Jumala tõotustesse. Me usume
et Issand kannab meid läbi kaotuse ja valu ja viib meid hea eesmärgi juurde. Peetrus räägib lootusest kui pärandist, mis ei rikne, mis ei roosteta, mis on hoitud taevas teie jaoks, meie kõigi jaoks. Kusjuures see kirjakoht on ka see kirjakoht lihtsalt vahemärkusena, mida loetakse matuse talitusele. Ja kuna matuse talitusele tulevad paljud inimesed, kes ei tunne võib-olla Jumalat ja kui loetakse Jumala sõna, ma tihtipeale selle kirjakoha ajal näitangi, et mis on taevas pandud tallele teie jaoks. Ma näitan neile kõigile, ka teile on see valmis pandud. Ei tea, kui palju inimesed seda sõnumit, küllap Jumal juhib seda, kuidas nad seda taipavad, kuidas nad evangeeliumi sõnumit oma südamesse võtavad. Aga igal juhul tõesti Jumal on midagi väga erilist inimestele valmis pannud, kes võtavad vastu Kristuse pääste, kes usuvad, kes lasevad ennast ristida, kes tõesti on osa Jumala päästetööst või saavad osa Jumala päästetööst. Nii et see pilt, et Jumal tõesti meid on enda omaks võtnud, on meile kindla lootuse andnud ja hea lõpptulemuse tõotanud, see annab meile ka praktilise vabaduse. Inimene, kes kaotab töö, staatuse või tervise, ta ei kaota oma lõplikku väärtust. No näiteks kui ühe ettevõtte juht, kelle äri kukub kokku, muidugi ta võib tunda identiteedikriisi. Aga kui tema identiteet Jumala lapsena on säilinud, siis ei määra ettevõtte pankroti minek tema seisundit. Lootus ei eemalda valu, aga asendab selle Jumala suuremasse loosse ja annab jõudu edasi elada. Ja kui me vaatame maailma enda ümber, muidugi paljudel on asjad ka korras ja vähemalt on lähedased, kes toetavad ja aitavad. Aga väga palju on meie ümber ka seda, et inimesed on väga üksikud ja väga erinevates muredes, väga erinevates eluolukordades ja kõik ekslevad ilma nii-öelda sellise vundamendita, et neil sellist alust elus ei ole, kui midagi elus kukub kokku, siis kaobki lootus ära. Olgu see noor inimene, olgu see keegi eakas inimene. No, noor inimene, kes võib-olla otsib ennast alles, aga kui ta ei ole harjunud pingutama oma elus, kui ta ei ole harjunud näiteks lihtsamaid tööülesandeidki tegema, kuigi see ei ole üldse tervisega näiteks seotud, et tal tekib ikka identiteedikriis, kas ma ikka olen väärtuslik, kas ma ikka suudan, kas ma jõuan. Ja ta on ikkagi väärtuslik. Muidugi ta peab hakkama tööd tegema ja toimetama, aga väärtuslik on ta ikkagi. Ta ei pea kogema väärtusetust selle pärast, missugusesse olukorda ta on jõudnud. On võimalik muutuda, võimalik Jumala abiga teistmoodi edasi minna. No, või on see keegi inimene, kes on kõik elus saavutanud. Karjääri teinud, lapsed üles kasvatanud, tunneb rõõmu, et ta on midagi ikkagi siin elus vähemalt püüdnud teha ja nagu midagi on korda läinud ka. Aga mis edasi? Edasi võib veel hästi aega veeta ja veel reisimas käia ja veel midagi teha. Mingisuguse uue tegevusega hakata tegelema. Aga mis edasi saab? Või keegi inimene, kes on eluaega ausat tööd teinud. Aga nüüd tervis, kui ta on eakas, juba tervis on käest ära läinud ja kui ta veel elas enne oma kodus, siis ühel hetkel peab minema hooldekodusse ja ta tunneb üksindad jälle seal. Kellega jagada oma elu? Mis mu elu mõte siis on? Ma olen püüdnud elada, toimetada, saavutada. Nüüd ma näen oma lapsi nii harva.
mis edasi? Elu eesmärk saab olla seotud ainult sellega, et inimene oma südames lahendab selle või leiab siis selle eesmärgi ikkagi vaadates kaugemale elu surmapiirist. Vaadates lootuses, nähes, et elus on rohkem kui ainult need olmetingimused, mis meid ümbritsevad. Jah, elus on kannatus, jah, elus on surm, elus on kaduvus. Aga need asjad ei ole need, mis mõtestavad meie elu. Ja muidugi, kui inimene on nii üksik, et tal ei ole enam ei vanemaid, ei õdesid, vendi, ei lapsi, mitte kedagi, siis ta mõtleb, mis ma siis siin veel teen ja toimetan. Aga Jumala poolt vaadates on elul mõte. Ja see elu, mis meile on antud, ma olen seda rõhutanud ka ja rõhutan veel, kui me arvame, et võt, nüüd me kõik kaotasime või keegi arvab, et nüüd ta nii palju siin maailmas võitis. See elu on kõigest Jumala poolt vaates. On ta raamatu tiitelleht, aga raamat veel on ees. Meie liiga palju keskendume ikka sellele tiitellehele. Muidugi tiitelleht väga palju määrab, millest raamat rääkima hakkab. Tiitelleht võrdluseks siis see maine elu, aga raamat see on see igavik, see on kõik see kirkus ja lootus, mis võib meil olla ees, kui me oleme Jumalaga koos. Et miks me keskendume ainult tiitelle? Kas keegi teist on lugenud raamatut nii, et loed tiitellehe läbi, nagu ta on hea raamat, sa tead, et hea raamat. Tiitellehe loed läbi, ongi raamat loetud. No mis haridus meil üldse oleks või mis teadmised või mis arusaamine elust, kui raamatut niiviisi loetakse ainult tiitellehest. See ei ole ju loogiline. Me loeme terve raamatu läbi ja kui veel selline asjalik, võib-olla mingisuguse valdkonna raamat, vaatad veel lõpus selle kirjandusegi üle, vaatad mida veel sealt otsida ja leida ja järgmisi raamatuid ja nii edasi. Aga samasugune suhtumine peaks meil ellu olema, et me tõesti tahame seda tervikraamatut näha, tegeleda terviktulemusega, kaevuda sellesse sügavamasse elu mõttesse. Aga seda pakub meile Issand, ainult Jumal. Kui inimene hakkab eksistentsiaalsetele küsimustele mõtlema, ta jõuab ikka Jumalani välja. Et on olemas looja, et me oleme loodud, et meil on elu eesmärk, et me oleme ise eesmärgipäraselt siia maailma loodud. Et Jumal armastab meid, ta on meid loonud, et ta saaks oma armastust meile jagada, meie saaksime teda vastu armastada. Ja et surm ja kaduvus, mis on nii ebaloomulikult tegelikult inimese jaoks, et need enam ei piira meid. Need enam ei määra meie olemust. Me vaatame kaugemale elu ja surma piirist. Ja siis armsad, me juba tegeleme kõikide selle maailma kannatustega hoopis teises võtmes. Need saavad hoopis teise tähenduse. Nad ei ole enam kõik, kas kõik võidame või kõik kaotame. Kõigest tiitellehe küsimus. Väga palju suuremaid küsimusi on olemas ja Jumal ise on suurem, tahab meid oma osadusse võtta, oma osaduses hoida. Ja kui me ka midagi läbime siin elus, raskusi, siis kuidas Peetrus selle kohta ütleb? Peetrus võrdleb usku kullaga, mis läbib tuld. Nüüd apostel Peetruse sõnul katsumused ei ole juhuslikud karistused ega mingisugune Jumala viha väljendus, vaid ta ütleb, et need on puhastav protsess, mis paljastab usu sügavuse, mis paljastab usu väärtuse. Kas me siis ka usume ka või me usume ainult siis, kui kõik on hästi? Jumal on ka öelnud seda, et teil ei anta rohkem, kui te suudate kanda. Järelikult, kellel on palju antud kanda, küllap. Te olete väga Jumala poolt vaadates muidugi tõesti suuteline ka väga palju kandma. See on teie kiituseks selles mõttes, kes on palju elus üle elanud. Tõenäoliselt paljud teised seda võib-olla ei suudaks niiviisi üle elada. Tahaksin rõhutada ka seda, et ega see ei tähenda seda, et kui keegi peaks mõtlema niiviisi, et kannatus on kuidagi ihaldusväärne. Nii nagu tegelikult algkristlikel aegadel oli neid, kes kohe tahtsid märtri surma surra.
et see oli nii eriline selline eneseohverdus ja kuidagi andsin oma elu Jumala pärast, aga see ei ole nii, et kannatus peaks kuidagi ihaldusväärseks muutuma, vaid siin on mõte ikka selles, et kannatus võib saada Jumala käest tähenduse ja eesmärgi. Muidugi on neid inimesi ka, kes võib-olla olete ka ise kohanud selliseid inimesi, kes väga palju võitlusi võitlevad, aga siis ise ka loovad need takistused. Tähendab, elatakse elu hästi keeruliseks ja siis kangelaslikult lahendatakse, et see ei ole ka elu selline, et korraldus ei peaks olema, et nüüd püüd on ikkagi mitte elada nii, et need suhted nii keerulised oleksid ja olukorrad, et siis peaks kangeluslikult lahendama. Aga vähemalt kui nüüd tulevad raskused, siis et me oskame Jumala abiga anda need issanda kätte, et need saaksid tõesti tähenduse ja eesmärgi. Ükskõik missugused need kannatused ka meie elus on, kellel on nad suuremad, kellel on veidi väiksemad, kuigi kõik tajuvad oma kannatusi ikka suurtena. No näiteks hooldaja, kes aastaid hooldab dementsusega vanemat, kui seal on väsimus, üksildus, kahtlused, need võivad kõik teda murda, unetud ööd. Aga kui tema teenimine juurdub Kristuse armastusest, siis tema kannatus ei kao tühja, vaid see kujundab tema usku ja peegeldab Jumala ustavust. Seda enam, et inimene peab meeles ikka ilmutusraamatus mäletate seda kirja kohta, kus tuleb aeg, kui me juba seisame Jumala ees või oleme välja toodud sellest elu raskustest, sest need ei kesta ju igavesti siin. Ja siis, kus Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ja valu ei ole enam ja kisendamist ei ole enam ja leinamist ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja siis tegelikult seda kirja kohta võrreldakse olukorraga, kui naine ootab last ja on see sünnitus ees, siis on nii ju raske ja sünnitus võib raske olla, aga kui see kõik on läbi ja lapsuke on seal süles juba, siis see endine on möödunud, see endine enam ei määra, aga lapsuke on sündinud. Lapsuke hingab, lapsukesega kõik korras, ta on siin süles, rõõm on, inimene sündis maailma. Et selline paralleel ka, kuigi siin on tegemist veelgi suuremate olukordadega, mida Jumal tahab meieni tuua igavikulises plaanis. Nii et Peetrus lõpuks jõuab välja rõõmuni, mille poole me peame õppima vaatama, kuigi me ei näe kõike praegu. See rõõm ei ole ka mingisugune naiivne optimism, et lihtsalt peame kogu aeg ameerikalikult naeratama, mitte selline rõõm. Vaid siin on sügav kindlus Jumala tõotuse suhtes. Ja mida apostel tahab meieni veel tuua, on see, ja see on nüüd jälle vaimuliku elu seaduspärasus, et rõõm ja valu, need võivad eksisteerida paralleelselt. Ma kordan seda. Rõõm ja valu võivad eksisteerida paralleelselt. Huvitav, kuidas see võib toimuda. Inimene võib tõesti nutta kaotuse pärast ja see on siiras nutt. Seal on siiras valu. Seal on sügav valu. Ja samal ajal on taustal nagu mingi kaitsev sein või nagu täiesti tunnetusteadmine, et siin ei ole lõplikku veel lahendust. On midagi enamat olemas ja ma usun sellesse. Ma tean seda. See ei ole selline täielik ahastus, kus enam kus miskit lootust ei ole. Nii et on nutt, aga samal ajal inimene hoiab südames tänulikkust Jumala kohaloleku eest. Issand on ligidal selles olukorras. Või üksik ema, kes kasvatab lapsi nappide vahenditega, ta võib tunda muidugi hirmu tuleviku ees. Aga elav lootus, kui ta käib issandaga koos, elav lootus annab talle jõu armastada ja kasvatada lapsi ilma paanikata, teades, et tema pingutused
ei ole Jumala silmis tühjad, neid ei kao lihtsalt kusagile. Kui te vaatate seda plakatit, mis meil seal väljas on trepi peal, seal on, kus on kitsas tee, seal üks ema kõnnib oma lapsega. Mul tuleb sellises olukorras see plakat meelde, et vaadake seda plakatit, on tegelikult väga kõnekas plakat sellest maailma olukorrast, kitsas ja lai tee. Aga niisiis, hea kogudus, see tänane kirjakoht ei ole üks teoloogiline mõttekäik, vaid see on tõesti eluline kutse. Jumal kutsub meid elama uue ehk ülalt sündimise ja elava lootuse valguses, lastes katsumustel puhastada meie usku ja hoides silmi ülemkarjasel, kes on ustav. Et meie usk saab ka läbi proovitud. Mõelgem selle peale, kui sa läbi katsumuse koos Jumalaga, tegelikult see on sinu elav usk. See on sinu elav usk. Sa saad tõesti rõõmu tunda selles, et sa usaldad Jumalat ja sa hoiad issandast kinni, nagu kuidas see üks teine võrdpilt on. No, kui me igatseme seda taevast osadust ja kui sealt köied kuidagi piltlikult taevast ripuvad, ma hoian sellest tugevast köiest kinni. All on mis iganes raskused, mis iganes märatsemine, mis iganes valu ja tahetakse meid sinna allapoole tõmmata. Me hoiame kinni. See ongi see ankur. Me oleme issandas kinni. Usk, lootus, armastus. Et see lootus, te teate, et ta kujutataksegi ankruna. Et usk on rist, armastus on süda, aga ankur on see lootus. Me oleme kindlad, me hoiame issandast kinni, issanda tõotustest kinni. Ja kui tunned praeguses eluetapis, et ikka kusagilt see jutt on, ühel hetkel juttu tunduda teoreetilisena, et tahaks praktikas kogeda seda Jumala juhtimist ja tõesti seda, et Jumal annab ka märke, et ta viib meid läbi sellest kõigest, siis mina julgustan sind ikkagi tooma need asjad igal päeval Jumala ette ja jälgi neid märke. Jälgi, missuguseid palvevastuseid Jumal sulle annab. Vahel Jumal annab palvevastuseid ja me ei pane tähelegi. Põhjus, miks me ei pane Jumala märke ja neid palvevastuseid tähele, on see, nii nagu pühakiri tegelikult ütleb, et kas on süda tundlik või on paadunud süda, tundetu süda. Aga siis peab jälgima seda, kas me oleme võib-olla tõesti liiga sellest maailmast läbi imbunud. Selle maailma sõnumitest, selle maailma uudistest, selle maailma reklaamidest, selle maailma teooriatest. Või oled sa läbi imbunud Jumala sõnast? Igaüks, kes on Jumala sõnast juurdunud, me saame kinnitada seda ju. Et sul tekib hoopis teine tunnetus, vaade elule. Teine lootuse tunnetus. Ja võt nüüd, kui sa oled tundlik, sa Jumala sõnas, kui sa tõesti piiblit loed, kui sa palvetad, kui sa kuulad jutlusi, kui sa suhtled kaaskristlastega, et me saame üksteisest palvetada, ka jagada oma muret, kõik see, siis ühel hetkel, kui Jumal annab sulle selle märgi, siis sa tunned selle ära. Sest su süda on tundlik. Sa ei lase sellel märgil mööda minna. Nii et tooma kahtlused ikka Jumala ette ja Peetruse sõna kinnitab, et sinu usk, kui see läbib tuld, ei kao. See saab tugevamaks ja kannab sind edasi. Ja ärgem unustagem, et üheskoos läheme edasi. Selleks on kogudus nii oluline. Üksteisele koguduses oleme toeks. Aidaku selles meid meie issand Jeesus Kristus. Aamen.